Tšau, mina Piret siin. Kuidas teil läheb? Lõpuks oleme me jõudnud viimase Lõuna-Prantsusmaa reisi video juurde, kus me lähme Monacosse ja Essee kaktuste aeda. Ja kui te ei ole näinud veel eelmisi videosid, kus ma räägin Nizzast, meie toredast öömajast ja Saint-Paul-de-Ventsest, siis ma jätan eelmise 2 video lingid alla video kirjeldusse. Seekord jõuame me aga Monacosse, mis mind reisi jooksul võib-olla kõige rohkem üllatas oma rikkuse, ilu ja uhkete autodega. Mis tunne on olla Monacos, Elita? Kas tõesti Monaco prints võtab mind vastu täna? Monaco vürstiriik on Prantsuse Rivieral asuv linnriik, mis on tihedamini asustatud riik maailmas. Üheks Monaco kuulsaimaks kohaks on Monte Carlo Casino, kuhu piilusime ka meie. Ma ei ole kunagi varem nii palju uhkeid jahte ühes kohas korraga näinud, kui me nägime seda Monacos. Nii, laevad. Jahid. Uhkem kui teine. Muidugi käisime me ka Monacos vürstipalee juures, kust avanes imeline vaade lahele ja sellel olevatele jahtidele. Siis käisime me veel okeanograafia muuseumis, kus oli palju põnevaid akvaariume, ilusate troopiliste kalade ja mereloomadega. Vaata, kus see nina, teravad ninaga. Ja kus sellel on mulju. Jumal, mis asi teeb? Hai laseb ringi. Näiteks mina ei olnud varem näinud merihobusid, mis millegipärast mulle väga meeldivad.
Monaco tänavad olid superpuhtad, majad pastellsetes toonides nagu Disneylandis ja õhus oli tunda rikkuse lõhna. Me nägime seal uhkeid firmapoode ja väga peeneid restorane, kuhu meid ilmselt poleks sisse lastudki. Õhtul tagasi kohtumispaika jõudes, mis oli Monte Carlo kasiino ees asuv park, avastasime me, et see koht saab öistest tuledest isegi veel ilusam olla. Ja meie reisi viimasel päeval käisime me Nizza ja Monaco vahel asuvas Ese linnas, kus me külastasime lõhnamuuseumi ja kaktuste aeda. Ja kui Ese ise asus juba mäe otsas, siis see kaktuste aed asus selle mäe tipus. Vapustav oli näha nii palju taimi, mida meie oleme harjunud toataimedeks kutsuma, kasvamas vabas looduses ja veel sellise vaatega kohas.
mingi salaaed. See aga ongi kõik selle reisi kohta. Ma loodan, et teil oli huvitav neid videosid vaadata. Palun pange ka like ja subscribe'iga, kui te veel seda teinud ei ole. Ja kohtume teiega juba mõnel muul teemal, mõnes muus videos. Aga seniks, tšau!